the mirror and singing in the shower. Tere hommikust kõikidele kuulajatele. Me oleme Start FM. Mina olen Hanna. Minuga on eetris Markus, Triin ja Gert. Tere, ma olen Triin. Tere, ma olen Gert. Ja tere, mina olen Markus. Nüüd lähme kohe uudiste juurde. Tere, tutvustan ennast taas. Mina olen Gert Kimsen ja siin on minu kaasreporter Triin. Täna me toome teile uudised majandusest. Enefit Green juba hakkab ehitama meile Sopi-Tootsi tuulepargi, mis koosneb 36 tuulegeneraatorist ning lubab 255 megavatti energiat. See oleks Eesti ja ka Baltikumide suurim tuulepark. Investeeringuks oleks nõudab 305 miljoni eurot, Aavo Karmis väidab, ja ning Põhja-Pärnumaa vallavanem ka väidab, et see toob Eestile odavat elektrit. Ja nüüd lähme edasi väiksemate uudistega. Linnatapamaja kõrghooned. Ala, kus kunagi oli linnatapamaja, plaanitakse ehitada 2 hektari suurused 2-8 korrulised elamajad. Seda alustati 22. novembril 2018 ning algsel plaanil oli kuni 8 korrulised äriruumidega elamud. Ning annan edasi Triinule. Tere, aitäh. Euroopa Komisjon on asunud tööle riigiabireeglite kallal, mille otsustas Euroopa Ülemkogu detsembris. See on vastuseks Hiina ja USA laialdasele riigiabile rohetehnoloogia sektoris. Oleks hea ka mainida, et ülikiire hinnatõus on suurendanud ka palgasurvet. Möödunud aastal kerkisid hinnad umbes 5% võrra ja palgad 10%. Analüütikud hindavad, et kiire palgakasv jätkub ka järgmisel aastal. Uudiseid vahendas ERR. Ja nüüd hakkab ilmateade. Mille toon teieni mina, Markus. Täna on ilm suhteliselt pilvine ja lörtsine. Hetkel on Tallinnas -1 kraadi ja keskpäevaks peaks lumesadu vähenema ja temperatuur tõusma. Lähipäevadel on oodata sarnaseid lumehauge ja temperatuur jääb 0 lähedale. Hoidke oma piipeprillid ning käige suusatamas ja uisutamas. Nii, lähme meie tänase teema juurde. Meie tänane teema on ajakirjandus ja ajakirjanduskulud. Nii, tere Hanna. Hei. Ehk siis, palju sa oled kursis nädala jooksul ilmuvate ajalehtedega? Mul endal koju neid väga ei tule, või ei tule ühtegi. Ma ise loen Delfit ja siukseid üldiselt sotsiaalmeedia väiksemaid uudiseid. Et selle kohta ma ei oska väga kommenteerida, aga sul endal tuleb koju mõnda? Okei, mul ka ei tule. Ma põhimõtteliselt loen ainult veebist, tavaliselt Delfit või Postimehest. Niimoodi. Mis teemasid sa üldiselt loed? On need sellised kergemad, ma ei tea, ütleme, mis toimub erinevate kuulsustega või sa loed pigem selliseid sõja- ja krimi asju? Ma arvan, nagu igasuguseid. Põhiliselt, mis maailmas toimub. Näiteks sõda, kõik need majandusprobleemid, inflatsioon ja sellised asjad. Jah, üldiselt sama mul käib suht kõike läbi, et mis need seal notificationist läbi tulevad, eks seda ma loen. Põhiliselt ma näen ainult mingid Delfi uudiseid Facebookis, mis tulevad lihtsalt ette. Nojah, eks seda ka. Aga isegi kui me kumbki väga paberajalehti ei loe, siis selle rahastusega on veidi nigel. Äripäev tuleb näiteks ainult 1 kord nädalas välja. Et mis sa arvad, kas kuidagi oleks võimalik seda olukorda muuta või kas sa arvad, et näiteks on teist sobilik? Kui keegi väga, näiteks kui see ilmub ainult 1 kord nädalas, siis tähendab, et keegi väga ei loe seda või loetakse suht vähe. Nii et rahastust selle peale on suht siis nagu pole nii mõtet panna. Aga äkki kui see ilmuks tihemini, siis oleks rohkem lugejaid, sa seda ei arva? See on muidugi tõsi, aga võib-olla siis ma ei arva, et nii palju loeks.
eks ole ka võimalik näiteks võrreldes Kroonikaga, mille on ikka kohutavalt palju lugejaid, siis ma ütleks, et jah, Äripäev nii populaarne ei ole, kuigi Delfis seda ikka loetakse, mis nagu seal internetis on. Aga noh, kuna ajakirjandus mõjutab kohutavalt ikkagi ühiskonda, see räägib kõigest, mis maailmas toimub, siis ma arvan, et üleüldiselt võiks ajakirjandus rohkem veidi rahastust taga olla. Jaa, tõsi, aga ma küsiks su käest, et kuidas nagu see siis nagu, kuidas seda probleemi lahendada? See on üsna keerukas küsimus, vaadates seda, kuidas meil on juba väga paljudes erinevates kohtades hinnad tõusnud ja kui võtta näiteks, kui tõsta ajakirjade kojutellimishinda, siis me ei saa garanteerida, et see asja parandab, võib-olla inimesed just ei taha tellida siis enam, et selle peale ei saa minna. On sul vast endal mõni idee? Ma arvan, täielikult nõus sinuga. Nojah, eks jätame selle siis targematele inimestele välja mõelda, nuputada. Ma arvan ka. Aga nüüd oleme kutsunud meile saatesse mõned huvitavad külalised. Palun tutvustage ennast. Tere, et siis ma olen Miguel Pudel. Vaevu suutsin siia eetrisse jõuda, nagu tead, need Eesti ilmad ikka üldse ei kannata neid. Oi jaa, täna on ikka kohutav ilm. Väga tore, et sa jõudsid. Tere, mina olen Andrus Tammik. Hästi, sul oli ka mõnus käik siia, ma vaatan. Üllatavalt mõnus oli, et mul oli üsna kerge tulla. Hästi. Tervist, olen suur Konn, väga meeldib tutvuda ning olla siin, jah. Väga huvitavad nimed. Igatahes. Ehk siis, lähme intervjuu juurde. Meie teema on inflatsioon. Ja esimeseks tahan küsida teie käest, et kui palju te olete inflatsiooniga kokku puutunud? Ei no, üsna palju, kuna ma tahtsin eelmine nädal sauna minna ja siis mõtlesin, et on sauna jooki vaja, et lähen ostan poest kalja. Ja mis ma näen, hinnad nii kõrged, et nagu peaaegu ei saa lubada endale. Oi, täiesti nõustun, see on ikka kohutav. Täpselt. Midagi ei saa enam teha. Nõustun, nagu katastroofiline. Tead, rääkides saunadest, siis puidu hinna on nagu jumala kõrgeks. Vaevu saab sauna kütta, et ikka õhtul nagu sauna minna, et mõnus sojaga, külma kas või surnuks, sest puud kallid. Mõlemad siin suured saunasõbrad. Ikka. Mul on ikka täitsa kahju, suured fännid ja niimoodi on ära rikutud. Ja siuke kriis on, et ei tea, mida teha nüüd. Õudne. Ei no ja ma ostan iga päev ühte nagu väga ägedat saia, aga nüüd ma osta ei saa seda, sest et mul ei ole raha selleks. Pidite mingi halvema versiooni nüüd valima endale? Ei no jah. Ei, see on kahju. Aga kuidas te üleüldiselt hindaksite seda, et kui te astute Selverisse sisse, tahate tavaliselt mingid päevaostud ära teha, läheb teil ikka väga palju rohkem raha, kui varem on läinud? Jaa, see on hullumeelne. Eelmine aasta sai veel niimoodi sama palju, nagu praegu sai palju odavamalt, umbes pool odavamalt ja nüüd lähed, vaatad, miks nii kallid asjad on, et kuidas ma peaksin piima ostma, kui see maksab mingi üle euro ja siis kuidas ma peaksin pannkooke tegema nagu. Aus, ma olen täitsa nõus, ega minu poes seigud ei ole ka enam nii odavad, kui nad kunagi olnud on. Jah, aga kas te olete ka märganud, et Selveri pirukate hind on aastate jooksul tõusnud? Ausalt öelda pole vaadanud, kuna pole raha olnud, et osta, nagu mis ma sinna lähen. See on tõsi, jah. No tean, me ikka nagu vahepeal sõpradega käin, aga ega seal lihtsalt saialeti juures käib neid saia ju imetlemas, ja liiga kõrged hinnad, et ei saa neid eriti osta seal. Ei no jah, ei saagi enam osta oma saia, sest et on nüüd liiga kallis ning mul ei jätku raha selleks. Väga kahju on mul, sest et nad on väga maitsvad. Kas on mingisugune teie varasemalt igapäevane, ma ei tea, toidutoode või mingi muu? Mida te tavaliselt ostate või mis te olete pidanud täielikult oma elus nüüd välja lõikama hindade pärast? No hetkel ei ole, kuna ma olen üsna kokkuhoidlik, siis ostan ainult seda, mida on vaja, nii et
veel tulen toime. Tubli. no tead, nagu tavaliselt sai rohkem raha kõrvale panna, aga no nüüd läheb ikka rohkem kahjuks süldi peale, aga tead, sült on minu jaoks nii maitsev, et siis ma pean... No õige eestlane, nii peabki. kahjuks ei saa ma osta enam oma kosmeetika asju, nii et ma pean kasutama mingeid väga odavaid, mitte kvaliteetseid tooteid, mis Oi, seda probleemi mina tean. Markus vist ei tea, aga noh, see on ikka mulle südamelähedane asi. Ma arvan, et paljudel naistel on see probleem. Ja, aga noh, eks mõni võtab toidu pealt raha, et osta endale kõige uuem meik, nii et eks me saame oma asjad aetud. Aga nüüd selle jutuga lõpetatud, lähme edasi meie kuuldemänguga. Ehk siis lastakse teile mingisugune heliklipp ja te peate ära arvama, millest see heli tulnud on. Saate hakkama? no peaks ikka hakkama saama. Ja muidugi. No hästi, siis alustame. Pakkumised? no ikka uks, mis on õlitamata. Jah, täpselt nagu mul sauna uks niimoodi kogu aeg kriitsub, et nagu iga kord kuulen, kui keegi sauna tahab tulla. Ja see on õige vastus. See oligi uks, kriuksuuks. Lähme edasi. Ei no uksekell muidugi, mis siis veel? Ja, eks me alguses nii keerulisi ei pannud, aga praegu veel nautige. Saate veel aru. Lähme edasi. El coche. noh, teised Ei, no, saates ma kuulen viibijad. seda ikka iga päev poodi minnes, et seal parklas igal pool proovitakse kuskil parkimiskohta leida ja kõik autod lähevad seal. Oo jaa. Ei noh, Kohutav. Lasnamäel muud sa ei kuulegi. Te olete vist tuttavad selle heliga. ja tead, ma olen paar korda ikka metsas käinud puid tegemas, no seda häält nagu, tead, see hakkab varsti närvidele juba käima mul. Siis te peate rohkem raha panustama oma puidu peale. Läheme edasi. Ei no mina küll ei tea, mis see on. Pole kuulnudki. Jaa, tõesti. Olete kuskil Soomes äkki Rootsis käinud? no viimati ei ole, rääkisin näiteks hindadest, aga tead, kui ammu mingi, kui käisin, siis pakun, et kuidagi laevadega on see heli seotud. Jaa, tõsi. Jah, teil on täitsa õigus. Ootame järgmist heli. No nii. no tead, see on see ilus hääl, mida kui puitu on, siis saunas seda ikka kuuled. Õige. Me oleme ikka väga head külalised siia kutsunud selle mängu jaoks. Te tunnete kõiki neid asju väga hästi. Nii, järgmine. See heli, ma usun, on teile ka tuttav. On pakkumisi. no tead, kui teed selle külma kaljapurgi, teed selle saunas lahti, no siis ikka kuuleb Ja seda ikka mõnusat kõige heli. parem heli ja kõige parem jook koos, nagu, mis saaks parem olla. Jaa, ma olen nõus. Saun, väga äge. Mulle väga meeldib saunas käia. Jaa, te olete väga tublid. Nii. Suured saunahuvilised meil. No, see on puhas lapsepõlv. Ikka kui väiksema sai seda mängitud. No nii, aga mis mängust juttu on? No ikka Mario Kart. Õige. No nii, meil hakkavad lähemale jõudma. No mitte veel viimased, aga oleme üle poole läinud. Nüüd hakkab asi veidi keerukamaks minema. No nii, on teil mõni pakkumine? no tead, Ma küll ei tea, mis asi see on. Kui te olete, ütlen vihjeks, et kui te olete jalakäijad üldiselt iga päev, käite jalutamas, siis te peaksite seda ikka kuulma. no ma pakun selle vihje järgi, et siis see on ikka valgusfoor. No jah, põhimõtteliselt ülekäiguraja see heli, mis tekib. Ma kuulen seda ise iga päev Viru keskuses. No nii.
See on no, küll. see heli peaks tuttav olema, nagu ikka loomas on paar korda käidud. Monke. jah. nojah, lähme edasi. Nonii. See, ma ei tea, kas see teil igapäevaselt läbi käib, aga kas te soovite vihjet või Ega see ei ole juhuslikult šampuse avamine? ei, aga see on mingisuguse asja avamine. See on toiduga seotud, väike vihje. Teil on kodus ka, ma arvan, neid hästi palju. no tead, mulle praegu isiklikult nagu see nüüd kohe meelde küll ei tule, mis see võiks olla. Ja ma ka ei oska öelda, et sooviks vihjet. Nii, Markus, Need on enamasti klaasist. see on mingi klaasist toiduga seotud asja avamine. kas me räägime purgist, mille sa Just nimelt, purgist Ja, on õige. juttu. No nii, ja nüüd tuleb viimane heli. Ei no mina küll ei tea, mis on. See on täitsa trikikas tõesti. Ma usun, et kui mul oleks endal ka keerukas siin niimoodi kuulata, siis ega ma ka ära ei arvaks. no tead, võib-olla sellist heli umbes kuskil Star Warsis või midagi sellist olen kuulnud, aga tead ei oska eriti pakkuda. No jaa, sa võid näiteks see, mis heli see on, sa võid vaadata sealt Star Warsi. Noh, kuna see on nii keerukas, ma ei usu, et keegi seda enam tänapäevast tehnoloogiaga ära arvab, aga see on vanamaaegse televiisori sisse välja lülitamise heli. Aga noh, sellel noodil ma tõmban tänasele saatele joone alla. Aitäh kõikidele külalistele ja saates viibijatele. Kena päeva jätku teile. Teile ka. Teile ka.